Ukrainas on jõulud aasta kõige pidulikumad pühad, mida katoliku usu järgijad tähistavad 25. detsembril. Jõuluajal ehitakse Ukrainas nullupuid ja pidutsetakse pere ja sõprade ringis. Ukrainlased kasutavad jõuluõhtudeks lisaks traditsiooniliste kulinatele veel ämblikut ja ämblikuvõrku. Ukrainlased usuvad, et see toob head õnne. Traditsioon pärineb vanast loost, kus vaesel naisel polnud piisavalt raha, et oma kuuske ehtida. Hommikul ta ärkas ja nägi, et ämblik oli oma võrguga kuuske ehtinud. Ukraina toidulaud väga Vene omast ei erine. Kõige tavalisemad on kartulisalat, sült ja heeringaga salat. Nad teevad ka lisaks oma rahvustoite erinevaid, näiteks kotlette ja täidetud kapseid. Laual on ka kergeid suupisteid lihaga, juustuga ja leivaga. 6. jaanuari õhtul käivad ukrainlased niinimetatud jõule jooksmas, samamoodi nagu meie Katri ja Marti. Nad käivad kuldse Petlemma tähega, mis on kinnitatud pulgale, mis on kaunistatud samuti jõulutuledega, vahest ka ikoonidega. Lauljad laulsid jõululaule ja tantsisid. Laulmise ja tantsimise eest palus rahvas perelt vastu erinevaid münte. Selline traditsioon kehtib tänapäevani. Tüüpiline jõulupraad Ukraina peres on kuivatatud õuntega, lisaks krubipuder, mida serveeritakse kiselliga. Peale juuakse puskarid ehk kohaliku ise tehtud viina. Jõulud on rohkem vaikne perepüha. Suurem söömine, pidutsemine ja pillerkaar käib ikka vana aasta õhtul. Jõulupühi Ukraina peres tähistatakse pärast aastavahetust 7. kuni 14. jaanuarini, mil tuuakse tuppa ka jõulukuuska ja jagatakse kingitusi. Igal aastal 6. jaanuaril valmistavad Ukraina kodupere naised piduliku õhtusöögi, mis sisaldab 12 rooga vastavalt apostlite arvule. Paast on sel päeval eriti range. Inimesed ei istu laua taha enne, kui ilmub esimene täht, mis sümboliseerib lugu 3 kuningast, kes tõid jõulude ajal vastsündinud Jeesusele kingitusi. Kogu pere, ka beebid, kogunevad puhkuseks. Hiljuti lahkunu jaoks pannakse eraldi ilusikas. Püha õhtu algab tavaliselt palvega meie isa ja küünlassüütamisega esivanemate hingede mälestuseks. Pärast seda õnnistab perepea õhtusööki. Anna Jumal mulle, mu tütred on terved kuni uue saatuseni. Titukk peaks seisma maja kõige auväärsemas kohas. See ruki, nisu või kaerakera on loodud meenutuseks esivanematele ja iidsetele põlluharimistraditsioonidele Ukrainas. Kõrred ja hein on laotatud põrandal ja laual asuv tituki ümber. Nii oluline protsess on usaldatud ainult maja omanikule või vanemale pojale. Pärast söögi armastavad inimesed laulda laule või koljatkid. Neid võib laua ümber lauda või tänavatel. Inimesed kannavad mõnikord erksavärvilisi tähti postidel, kui nad laulma lähevad. Ukraina traditsioonilisteks jõulutoitudeks on kapsasupp, borš, täidisega kapsarullid, kuklid, küpsetatud õunad, tatar, köögiviljahautis ning hapukurgid. Jõulupuud on sageli kaunistatud kunstlike ämblikuvõrkudega. Traditsioon pärineb vanast loost, kus vaesel naisel ei olnud piisavalt raha, et oma puud kaunistada. Ta ärkas ühel hommikul ja nägi, et ämblik oli terve puu oma särava võrguga ehtinud. Ukrainas on jõulud aasta kõige pidulikumad pühad, mida katoliku usu järgijad tähistavad 25. detsembril ja ortodoksed kristlased 7. jaanuaril. Häid jõule kõigile 8. klassi poolt!